Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade video. Selles saades me vaatame üle turu sellised pikaajalisemad, üldisemad teemad, erinevad makronäitajad, investeerimise teemad ja firmade kvartaaltulemused, et just täna meil tulevadki jällegi huvitavad tulemused. Täna meil teemaks tulebki palju makroandmeid, inflatsioon, tööturu, SKP andmed vahepeal tulid. Räägime Big Techi rahavoodest, arvutimälude ja seotud aktsiate hindadest. Räägime, et seal on huvitav olukord tekkimas ja vaatame ka siin viimased fondihaldurite andmed on tulnud, vaatame, mis esialgselt Warren Buffetti portfellis on toimunud viimases kvartalis ja siis hulk huvitavaid kvartaaltulemusi, sealhulgas ka oli küsitud Figma kohta, Robinhood kohta ja siis Appleovin. Tahaks teid tänada ka likeide ja kommentaaride eest, et eelmise video all oligi just väga palju kommentaare, et sain aru, et teile meeldib just selliste nagu kiire kokkuvõtlik tulemuste ülevaatamine ja seetõttu täna vaatamegi rohkem neid tulemusi, et kui saade meeldib, siis jätkuvalt ärge unustage like ja kommentaari jätta. Nii, ja enne kui veel alustame, et siin väike teadaanne neile, kes on huvitatud rohkem võib-olla kauplemisest, et siinsamas YouTube'i kanalis on võimalik liituda minu tasulise kanaliga. Tasulise kanaliga saab siis sellise järjekorras vaadata esmaspäeval ilmuva aktsiaturu analüüsi saadet, mida me teeme otse-eetris ja siis lisaks 2 otse-eetrit nädala sees ka tavaliselt teisipäev, neljapäev toimuvad, kus me vaatame, mis turul toimub. Nad otseülekanded toimuvad siis, kui turg on avatud ja vaatame ka minu kauplemisidеed, et kuidas ja mis aktsiad ma siis kauplen, et kui teil on selline huvi kauplemise vastu, tahaksite rohkem update'e ka nädala jooksul minu käest saada, mis turul juhtub, mis aktsiad võib kaubelda, kuidas mina neid kauplen ja läbi selle muidugi õppida, siis tere tulemast tasulisele kanalile, et siinsamas YouTube'is saab sellega liituda. Ja alustame tänase saadega kõigepealt makroandmetega, et vahepeal meil siin mõned olulised majandusreliisid on tulnud, et alustame inflatsiooni andmetest. Ja meil tuli kahe metoodika järgi kaks erinevat inflatsiooninäitajat, muidu nad on tavaliselt suht sarnased. Me räägime siis CPI-st, mis on Consumer Price Index ja PCE meetodil arvutatud inflatsioon. Ja kõigepealt vaatamegi seda CPI-d. Me näeme, et siis viimases kvartalis inflatsioon võrreldes eelmise kvartaliga kasvas 0,2%. See oli parem, kui analüütikud ootasid ja aastane inflatsioon aeglust 2,4%, nii et me näeme, et tegelikult alguses oli selline 2022-2023 kiire inflatsiooni aeglustumine ja alates 2023 ikkagi siin selline nagu trendijoon alapoole, vaikselt edasi aeglustub, juba liigub selle Federal Reserve'i 2% taseme juurde, mis on siis soovitatud selline inflatsiooni tase Federal Reserve'i Ameerika Keskpanga jaoks. Kui me vaatame core inflatsiooni, inflatsioon silma toiduda ja kütuseta, sellised nagu sesoonsed, hooajalised komponendid, mis tihti võetakse välja, et sellist nagu rohkem sellist nagu põhiinflatsiooni näha, et siin ka tegelikult näeme suht sarnast pildi, et siin ei olnud nii kiiret aeglustumist 2022-2023. Saamegi teha järelduse, et see on ilmselt olnud kütuse ja toidu odavnemisega või siis kasvutempo aeglustumisega tegelikult, et siin kogu aeg me näeme, et inflatsioon on pluss, tegelikult see kogu aeg inflatsioon üldisena või hinnade tase aina kasvab, et lihtsalt siin meil oli selline kasvu nurk kiirem, nüüd on ta natukene aeglasem, aga hinnad jätkuvalt ikkagi tõusevad meil. Siin ka me näeme siis sellist nagu aeglustumist hetkel 2,5%. Ja siin allpool meil on suht huvitav graafik, mis näitab meil sellist nagu võrdlust 70-ndate, 80-ndate aastatega, see roheline joon.
et siis 70-ndates, 80-ndates meil oli kaks sellist nagu inflatsioonilaint, et kõigepealt esimene tuli siis inflatsiooni sai kontrolli alla justkui ja siis tuli selline nagu teine inflatsioonilaine, siis lõpuks saadi inflatsiooni kontrolli alla, et toona siis intressimäärad tõsteti kuni 20%-ni. Hetkel me näeme, et tegelikult see punane joon suht sarnaselt alates 2014 käitub koos selle punase joonega, muidugi seal on protsendid erinevad, et siis siin me näeme, meil vahepeal inflatsioon oli ka kuni 15% 70-ndates, 80-ndates ja siin me saavutasime tegelikult tippu hetkel siis kuskil 8% juures, 70-ndates oli 12%. Et siin on need kaks erinevat skaalat. Aga jah, põhimõtteliselt suht sarnaselt inflatsioon liigub, esimene inflatsioonilaine isegi nagu selle kestus, kui palju aastaid oli seal nagu esimene inflatsiooni kiirendamine, aeglustumine ja nüüd põhimõtteliselt oleme selles punktis. Ja huvitav küsimus siin esitatakse, et kas meil nüüd ajalugu kordub, aga kas me saame ka nagu toona teist inflatsioonilaint või seekord this time it's different, nagu öeldakse, ja siis inflatsioon jätkabki aeglustumist, et siis see õpitund keskpankade poolt on kätte saadud, et võib-olla seetõttu ka Jerome Powell hetkel ei kiirusta intressimäära alandamist, võib-olla kardetaksegi just sellest nagu 80-ndate stsenaariumi kordamist, et ei tekiks kohe sellist nagu teist inflatsioonilaint, et üritataksegi siis seda vältida. Aga jah, huvitav nüüd vaadata siis see aasta põhimõtteliselt 2026 me peaks saama vastust, kas inflatsioon jätkab langust ja selline nagu topelt inflatsiooni šoki stsenaariumid ei kordu või inflatsioon see aasta võiks hakata ka uuesti tõusma. Kui me lähme teise inflatsiooni mõõdiku juurde, PCE, mis põhimõtteliselt ta võtab samad komponendid inflatsiooni arvutamiseks, lihtsalt seal on teised osakaalud ja võib-olla mõned komponendid natukene teistmoodi arvutatakse, aga mis on huvitav, et siin me näeme selle metoodika järgi tegelikult inflatsioon on olnud siin kasvutrendis ja viimasel kuul kasvas siis 0,4% ja aastane kasv oli ka kiirem kui tavaline CPI 2,9% ja siin me näeme tegelikult alates 2024 see enam väga suures langust ei olnud, pigem nagu külgsuunas ja siin, kui me vaatame koos core näitajaga, mis on see roheline, et siin ka põhimõtteliselt suht sarnane ta üldise inflatsiooniga. Nii et siin tundub juba rohkem selline nagu hakkab vaikselt korduma see 80-ndate stsenaarium, inflatsioon hakkab siin viimastel kuudel ikkagi uuesti kiirenema, aga jah, vaatame, kuidas see lahklemine inflatsiooni metoodikates areneb siis ja jälgime siis mõlemad mõõdikud. Järgmised andmed, mis me vaatame, on tööjõuturu kohta, et viimases kuus, siis jaanuaris 2026, selle kohta meil tulid andmed, non-farm payrolls, ametlik tööjõuturu statistika ja siin tuli üllatavalt tugev number, 130 000 uut töökohta oli loodud võrreldes eelmiste kuudega, me näeme, see number on kasvanud. Mis on aga huvitavat juhtunud, et eelmised numbrid jällegi vaadati üle, siin me näeme juba eelmine aasta veelgi suurem kaotus oli, siin oli meil 3 kuud ka töökohtade kaotamistega ja terve siis 2025 numbrid vaadati üle ja nüüd me näeme tegelikult, et see oli üks suurimatest ülevaatusest üldse ja siin peale seda ülevaatust statistikast eemaldati peaaegu siin 1 miljon varem arvutatud, et olid nagu loodud töökohad, ehk põhimõtteliselt siis varasem statistika näitas miljoni võrra rohkem uusi töökohti, kui oli reaalselt loodud ja mineviku numbrid läksid halvemaks, nii et ma ei imesta, kui jällegi siin näidati meil jaanuaris sellist nagu väga head numbrit, justkui paranemine ja siis poole aasta pärast selgub, et siin number tegelikult oli 2 korda väiksem ja ikkagi meil siin tööjõuturul selline nagu aeglustumine hetkel käib. Ja viimased makroandmed, mis me täna vaatame, olid just hiljuti meil tulid värsked SKP andmed
neljanda kvartali kohta siis 2025. Ja kui kolmandas kvartalis majandus üllatavalt kiiresti, tublisti kasvas 4,4%, siis põhimõtteliselt neljandas kvartalis majanduse kasv aeglustus 1,4%-ni. Osaliselt seal oli ka Ameerika valitsus kinni, see osaliselt mõjutas, et tegelikult nüüd ootused esimese kvartali vastu on vastupidi, natukene veelgi tugevamad tänu sellele, et valitsus jällegi taasavatud sai ja siis mõned põhimõtteliselt siis kulutused siin sai edasi lükatud. aga jah, siis neljandas kvartalis väike aeglustumine, mis komponent aga selles SKP-s üldse ei näita aeglustumise märki, on niinimetatud nagu computer investment ehk põhimõtteliselt erinevate arvutitega või andmekeskustega seotud investeeringud ja me näeme, et siin alates 2024 ja 2025 see hakkas siin hüppeliselt kasvama. Ja me kõik teame, millega see on seotud muidugi sellega, et siin hyperscalerid, niinimetatud või big tech, suured Ameerika tech-firmad, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Oracle kõigepealt, siis neid nimetatakse hyperscaleriteks, teevad suuri investeeringuid CapEx-isse ehk andmekeskuste ehitusse. See CapEx läheb ja me näeme siis põhimõtteliselt, kuidas nende kulutused on siin alates 2025 ja siis järgmisteks aastateks prognoositud, on suurenenud. Lisaks nendele otse investeeringutele CapEx-ide kaudu tegelikult liisid või liisingud või sellised nagu kokkulepped, kus renditakse andmekeskuseid, et me teame, et need firmad mitte ainult ehitavad andmekeskused, vaid ka rendivad andmekeskuste nii-öelda võimsust, näiteks CoreWave, Nebius, sellistelt nagu firmadelt, ehk neil on sellist nagu koostöölepingut ja siin me näeme tegelikult, kui võtta need liisid juurde, siis siin ka me näeme sellist nagu kasvu kõikidel firmadel ehk ka need kohustused neil on kasvanud lisaks CapExile. Ja muidugi see on kõik seotud sellega, et tehisintellekt võimsalt areneb, vajab aina rohkem võimsusi ja siin me näeme ka tegelikult graafikul, kui palju tehisintellektist räägitakse, et siin analüüsitakse just sellised nagu kvartaaltulemuste transkriptid ehk põhimõtteliselt, mida seal juhid kvartaaltulemustes räägivad ja kui palju nad räägivad seal siis artificial intelligence disruption ehk põhimõtteliselt sellised nagu muudatused seoses tehisintellektidega. Ja me näeme, et siin viimases kvartalis tegelikult alates 2023 hakkas hakkasid tehisintellektist rohkem rääkima ja 2025 ja siin viimases kvartalis eriti palju. Et siis jah, see on selline nagu võtmeteema hetkel turul ja paljude firmade kvartaaltulemustes. Kui me vaatame veel siin mõned graafikud CapEx-ite kohta, et noh, muidugi tehisintellekt on tore, andmekeskused on tore, keegi peaks selle eest maksma, et mis rahaga ehitatakse kõik need andmekeskused ja muidugi need suuremad firmad, Amazon, Microsoft, Google, Meta, et neil on olemas head rahavood tegelikult nende peamiselt ärilt, mida nad saavadki CapExile suunata. aga siin me näeme tegelikult, et selle nagu investeeringuga neil hakkas free cash flow, vaba rahavoog siin tänu nendele, et palju raha oli suunatud investeeringutele, hakkas vähenema ja tegelikult me näeme, et siin juba Oracle'i cash flow läks juba miinusesse, et 2022 meil tegelikult Amazonil oli ka negatiivne cash flow, aga jah, siin me näeme põhimõtteliselt, et siis kuskil neljandast kvartalist 2025 see vähenemine algas ja siis see aasta ennustatakse, arvestades suuremat CapExit, et põhimõtteliselt need rahavood, vabad rahavood vähenevad veelgi. Ja CapEx hakkab moodustama see aasta tegelikult juba 92% hyperscalerite aktsiate rahavoost. et siin meil huvitav graafik alates 90-ndates, kui palju siis CapEx moodustab protsendina
sellistest nagu rahavoodest, operatsioonilist rahavoodest. ja me näeme, et siis hyperscalerid, et see on alates 2015 oli kuskil 30% juures ja eelmine aasta kasvas 60%-ni ja põhimõtteliselt siis see aasta prognooside järgi peaks kasvama 92%-ni. Millal viimati nii kõrge tasu oli? No siin me näeme S&P 500 telekomi ja tech aktsiad, et põhimõtteliselt sama suured CapExi kulutused olid dotcomi mulli ajal, et siis ka oli ülisuur investeerimine interneti võrgu ülesehitamisele ja põhimõtteliselt siis, kui mul lõhkes vähenesid ka need CapExid ja see suhe siin normaliseeris 30-40% juures. Aga nüüd jah, uuesti põhimõtteliselt kas kordub jällegi selline, tihti võrreldatakse just dotcomi mulli ajaga, et kas need kulutused ei olegi nüüd liiga suured, et 92% rahavoogudest. Et kuidas see mõjutab üldse siis rahajaotust investoritele, tegelikult investorid jäävad hetkel siis nii-öelda rahast ilma, et siin näidatakse eelmine aasta siis kvartalite lõikes, kui palju protsentuaalselt on kasvanud nii-öelda raha kasutamised ja siin me näeme CapEx ja need on S&P 500 firmadel, me näeme CapEx esimeses kvartalis kasvas 16%, neljandas kvartalis juba 28%, et põhimõtteliselt iga kvartaliga CapExi raha suunamine CapExisse ainult kasvas, siis R&D, Research and Development, see on ka kasvanud, aga dividendid kasvasid 3 esimest kvartalit, aga neljandas kvartalis kasv on juba null, ehk põhimõtteliselt raha, mis suunatakse dividendile, see natukene kuivas ära, et jäi samal tasemel ja kõige rohkem kannatasid siis tagasiostud, et just needsamad Magnificent Seven aktsiad tegidki kõige suuremad tagasiostud. Hetkel tagasiostud teeb ainult meil Apple nendest, aga kõik ülejäänud suunavad raha CapExisse, siis tagasiostud me näeme siin isegi neljandas kvartalis vähenesid võrreldes eelmise aastaga 7%. Nii et jah, investoritele põhimõtteliselt hetkel siis lubatakse, et tänu nende kõrgetele investeeringutele tulevikus siis saab rohkem tagasi osta ja dividende ja hetkel siis põhimõtteliselt firmad lähevad uuesti sellisele nagu investeerimisringile. Nii, järgmine, mis me vaatame, on ka seotud siis tehisintellektiga ja mäludega või erinevate siis andmehoidjate aktsiatega. Et siin need aktsiad on teinud suht tugeva ralli, siin me vaatame Seagate, Western Digital, SanDisk ja Microni aktsiad, et nad on kõik võimsalt rallinud ja muidugi üheks põhjuseks on see, et ka mäluhinnad, et siin on näiteks välja toodud sellist nagu DDR5 mäluhinnad, roheline joon, et põhimõtteliselt see toode, mis nad müüvad selle, see sai väike defitsiit, tekkis turul, mälude defitsiit ja erinevate andmekandjate defitsiit ja siis nende hinnad läksid kõrgemale, et siin me näeme siis selle DDR-i näitel. Eelmine aasta kuskil augustist hakkasid mäluhinnad tõusma ja tegelikult siin on juurde toodud ka SanDiski aktsia hind, et see hakkas koos mäluhinnaga tegelikult alguses tõusma, siis meil novembris-detsembris mälude hind stabiliseerus, siis stabiliseerus ka tegelikult SanDiski aktsia hind. Ja nüüd see aasta mäluhind on uuesti natukene kasvanud, isegi vähem kui selle esimese tõusulainega, aga aktsia hind on siin rallinud juba palju rohkem. Ja nüüd siin kuskil jaanuari keskelt jällegi mäluhind stabiliseerisid, isegi natukene hakkasid langema ja siis me näeme, et siin aktsia hind hakkas ka konsolideerima. Et tegelikult me näeme siin huvitavat arengut, et kui esimeses faasis aktsia hind kasvas koos suht samas tempos nagu mäluhinnad kasvasid, siis siin on juba näha, et aktsia hind kasvas juba rohkem kui selline nagu fundamentaal või nende müüdava toode hind on kasvanud. Ehk siin rohkem ilmus sellist juba nagu spekulatsiooni, hind tõusis selle tõttu, et ta on tõuseb.
Ma arvan, et päris paljud ostnud seda SanDiski aktsiat ainult seetõttu, et selle hind on kasvab, mitte seetõttu, et seal mälu kasvavad või mingid muud fundamentaalnäitajad, ehk selline nagu momentum, kauplemine või investeerimine siin tekitanud sellist nagu üle võimendatud kasvu. Ja kui vaadata siin tehnilist pilti, et ma tõin välja siin nädalased graafikud ja tegelikult kõikidel nädalastel graafikul, eriti Seagate ja Western Digital on näha, et siin viimased 5 nädalat hind ei suuda enam kõrgele minna ja siin tekivad sellised ka sabad ülespoole ehk tavaliselt need on sellised nagu distributsioonitsoonid ja hinnad on siin väljaspool +3 arteeri, see tehniline üleostetud tsoon, tehniliselt üleostetud tsoon ja siin me võime saada ka korrektsiooni, et selle pika tõusuga pole ammu saanud sellist nagu korrektsiooni. SanDisk ja Micron ka pole nii hästi näha seda tipu formeerumist, aga siin ka viimast 5 nädalat pole palju eriti liikunud, ka sellised juba saabad ilmuvad. Ja arvestades ka seda nagu mälude pilti, et siin ka võib oodata lähikuudel tegelikult mõnda korrektsiooni mäluaktsiates. Et olge siis nendega ettevaatlikud, kui teil on need positsioonid olemas ja alati hea soovitus on võtta osaliselt kasumit, et kui sa võtad osaliselt kasumit, kui aktsia on palju tõusnud, siis tegelikult sul jääb osa positsioonist alles, kui hind hakkab langema, siis sa ei hakka põhimõtteliselt mõtlema sellest, et oi, kahju, et ma ei võtnud varem kasumit välja, et väheneb kasum ainult sellest üles jäänud osast ja tegelikult, kui hind jätkabki tõusu, sellist tippu ei formeeru, siis on jällegi hea meel, et osa positsioonist jäi, et see jätkuvalt teenib kasumit. Nii et seda ma alati kasutan siis kauplemises, investeerimises, mõnikord ka, et suht hea selline viis, kuidas hästi tõusnud positsiooniga toimetada. Nii, lähme edasi. Vaatame, mis meil olid siin aasta algusest võitjad ja kaotajad. No kaotajatest juba oleme ka eelmises saades rääginud. SAS, Software as a Service, tarkvaraaktsiad, mis toimuvad sellist nagu subscription mudeli järgi. Ja siin me näeme viimase 2 aastaga, kui palju räägitakse nendest SAS firmadest, et just siin veebruaris hakkas muidu siin suht stabiilselt oli see teema ja siis hakati sellest järsult rohkem räägima ja põhjuseks ongi jah see, et siin tarkvaraaktsiad, siin on IGV tarkvaraaktsiate ETF, et selle hind on siin viimasel ajal päris palju kukkunud. Mis on huvitav, et järgmise 2 aasta analüütikute kasumite ootused pole palju muutunud. Endiselt oodatakse sellist nagu kasumi kasvu ja suht sarnane periood meil oli siin eelmise aasta märts-aprillis, et aktsiahinnad kukkusid, tegelikult kasumi ootused jäid samal tasemel ja siin tekkis selline hea ostuvõimalus. Kas nüüd tekib sama olukord? Põhimõtteliselt näeme, et tegelikult kasumi ootused endiselt head, aktsiahind on langenud, väga paljud firmad raporteerisid juba oma tulemust, see nädal tuleb veelgi, endiselt tulemused on suht head. Ja tundub, et selline nagu kukkumine ongi rohkem selline nagu sentimenti tõttu, et hakati räägima, et siin Anthropicu agendid hakkavad asendama seda tarkvarat, aga tegelikult eile ka oli siis Anthropicu mingi event ja peale seda hakkasid seal JP Morgan, Goldman Sachs oma artiklites juba kirjutama, et peale seda eventi jääbki tunne, et tegelikult ja Anthropic ise ütleb, et pigem need agendid ei asenda need tarkvara, nad tähendavad seda tarkvara. On seesama mõte, mida ma jagasin teiega eelmises saades. Ja põhimõtteliselt mulle tundub, et selline nagu negatiivne sentiment vaikselt hakkab läbi saama, eriti kui me näeme, et tulemustes on endiselt kõik okei, firmad juurutavadki seda tehisintellekti oma toodetesse ja mitte, et tehisintellekt hakkab seda asendama ja siis võib-olla siin hakkamegi nägema sellist nagu põhja formeerumist ja pärast võime näha, kui need tulemuste ootused, kasumite ootused jäävadki samal kõrgemal tasemel, siis tegelikult need aktsiad
võivad olla hetkel hea soodustusega turul. Et mäletage alati, et kui poes käib mingid hea toodete soodusmüügid, et hullud päevad, mis iganes näed poes, –50, tead, on hea toode, et siis hea meelega ostad. aga turul, kui meil näeme heal toodel –50, siis inimesed vastupidi ei taha seda osta, hakkavad müüma. Et aktsiaturg on ainukene selline pood, kus ostjad jooksevad ära siis, kui hakkavad seal alahindlused, mitte vastupidi. Et siin jah, sellised nagu head, stabiilsed, tugevad tarkvarafirmad, nende hinnad on hetkel suure allahindlusega ja saab pikas perspektiivis päris hea ostupunkti hetkel. Kes on olnud võitjad siin aasta algusest, et tegelikult ETF-idesse jätkuvalt päris palju raha voolab sisse. ETF-id on siis erinevad sellised börsil kaubeldavad fondid. Kui vaadata sellist aasta alguse perioodi 1. jaanuarist kuni 13. veebruar, siis tegelikult pole kunagi varem nii palju raha selle 1,5-kuise perioodiga aasta alguses ETF-idesse sisse voolanud, et näitab, et investorid endiselt positiivselt raha voolabki ETF-idesse võrreldes eelmise aastaga me näeme oluliselt palju kasvanud ja alates 2010 põhimõtteliselt siin see on tõusvas trendis mõni aasta on siin vähem sissevoolu, aga üldiselt jah, aina rohkem raha liigub või turgu läbi ETF-i. Et no siin põhimõtteliselt kaks selgitust, et üks on, investorid on ülioptimistlikud, panevad väga palju raha ja teine, et ETF-id muutuvad rohkem selliseks nagu populaarsemaks. Ja reaalsuses võib-olla mõlemad siis mõjutavad. Miks võib arvata, et palju nagu investorid paneb raha sisse ETF-idesse ka, et tegelikult noh, see tihti juhtub, kui turud on oma tippude juures, on juba hästi tõusnud, kõik juba näevad, et hinnad tõusevad turul ja siis hakkavadki raha siia panema. Et siin viimase 20 aasta jooksul hetkel üldse maailma turgusid oma tippude juures rekord palju. Et siin me näeme selline nagu MSCI maailmaindeks ja see pruun joon näitab meile, kui palju protsente siis maailma turudest oma all-time high taseme juures ja viimati jah, me näeme nii kõrge tase oli siin kuskil 2005, et 20 aastat pole meil sellist nagu ülemaailmset positiivsust olnud. Nii, lähme edasi ja järgmine slaid näitab meile siis Warren Buffetti või tema siis Berkshire Hathaway ettevõtte neljanda kvartali ostud ja müügid. Siin me näeme täisnimekirja ja siis kollasega on siin märgitud need aktsiad, siin on detsember 31, 2025, see on septembri seisuga, kui palju aktsiaid oli, kui palju oli väärtus ja siis me näeme muutust, et Apple'i aktsiad jällegi Berkshire Hathaway müüs 10 miljonit Apple'i aktsiat, 50 miljonit Bank of America aktsiat, Davita aktsiatest natukene väljusid Constellation Brands, STZ, üks aktsia, mis me siin ka jälgisime, siit on minimaalselt väljutud, siis Amazonist 7,7 miljonit aktsiat sai müüdud, oli 10 miljonit, nüüd on 2,2, et päris suur ports positsioonist sai väljutud. Uutest positsioonidest siin oli ainult üks, New York Times, 5 miljonit aktsiat oli ostetud. Ja suurendatud olid positsioonid Chevronis, Chubbis ja Domino's Pizza ka. Ma ei tea, mulle see Domino's Pizza üldse ei meeldi, meil Eestis siin sai avatud ka, aga üldiselt, kui vaadata seda firma ärid, siis see areneb üsna hästi. Ja siin graafikul me näeme siis Warren Buffetti, kes rõõmustab oma portfelli üle ja siis tema suuremad holdingud, Apple, sõltumata sellest, et ta müüb palju seda aktsiat, et endiselt suurim holding tema portfellis 22,6%. Teisel kohal on American Express ka natukene üle 20%. See on Coca-Cola, Bank of America 10%, Chevron 7% ja siis
ülejäänud väiksemad 2% on nüüd siis see, mis ta kolmandas kvartalis Alphabeti aktsiat ostis. Siin on näha Apple'i aktsiate arv, kui palju Apple'i aktsiaid olid, et siis 2016, 17 ta neid aktsiaid ostis, siis pikemalt hoidis ja siis alates 2024 hakkas aktsiaid müüma, siin oli esimene suurem müük ja siis põhimõtteliselt vaikselt juba vähendab oma osalust, ehk põhimõtteliselt siin tipus oli 1 miljard aktsiaid ja nüüd on jäänud 200 miljonit aktsiat kõigest ehk põhimõtteliselt 5 korda väiksem Apple'i aktsiate arv võrreldes selle tipuga. Ja endiselt päris palju raha Warren Buffett hoiab, et endiselt aktsiahinnad tema arvates on kõrged ja siin me näeme see sinine joon on cash and cash equivalent, põhimõtteliselt selline nagu vaba raha, et see on olnud siin kasvutrendis, aktsiate maht on natukene langenud, viimasest kvartalist natukene tõusnud, aga jah, siin me näeme, et alates kuskil 2021 on see tendents, et vaba raha hulk kasvab, aktsiate hulk väheneb ja põhimõtteliselt siis ootab endiselt vist mõned head veel alahindlused turul, et siis seda raha panna tööle. Nii, järgmistes saadetes ja selles saades ka, kui hakkame nüüd kvartaaltulemust vaatama, kuna tulid värsked sellised guurude andmed, siis hakkame vaatama siin aga aktsia juures, mis guurud seal tegid ja võib-olla järgmiseks saadeks valmistan ka mõned kokkuvõtted, kui seal mõned huvitavad aktsiad guurude või fondihaldurite ostu-müügi nimekirjadest on näha, et me siin live streamidel tasulisel kanalil juba eelmine neljapäev hakkasime need vaatama, see nädal vaatame veel ja siis, kui midagi huvitavat leiab, siis ma siin selle saade raames ka teiega jagan. Aga nüüd lähme kvartaaltulemuste juurde ja hakkame siin vaatama mõned huvitavad kvartaaltulemust, mis siin viimaste nädalatega on tulnud. Ja alustame kohe sellisest nagu uuest potentsiaalsest raketist. Selline aktsia, mis tugevasti reageeris tulemustele, tulemused hakkavad kiiresti kasvama ja võime saada siit järgmist kiiresti kasvavat aktsiat. Aktsia nimi on siis Fastly, FSLI ticker raporteeris tulemused, mis olid parem kui analüütikud ootasid, kasum tuli 12 sendi aktsia kohta, see oli põhimõtteliselt 100% parem kui analüütikud ootused, analüütikud ootasid 6 sendi ja käibe kasvas 22,8% võrreldes eelmise aastaga, 172 miljonit, analüütikud ootasid 161 ja nad tõstsid ka prognoosi nii esimeseks kvartaliks kui ka terveks finantsaastaks ootakse nüüd käibeks 700-720, analüütikud ootasid 670 ehk tulemused tulid parem kui analüütikud ootasid ja siis tõstsid ka prognoosi. Aktsia hind reageeris pole ammu näinud sellist nagu reaktsiooni pluss 72%, aktsia hind on kasvanud, hetkel on siin väljaspool +3 mateeria, ma jälgin siin tehniliselt korrektsiooni limisoote keskmiste juures ja kõrgema põhja formeerimist, et seda aktsiat siis ka proovida osta. Kui me vaatame kvartaalselt, siin me näeme, käibe muidu kasvas ja siis viimast 2 kvartalit käibe kasv kiirenes ja EBITDA viimast kvartalis oli juba positiivne, net income oli veel negatiivne ja kui vaatame käibe kasvu, et siis tegelikult me näeme siin esimene kvartal 2004, teine, kolmas, neljas, et siin aastane kasv oli siin 13, 7, 2% ja siis eelmine aasta 8, 12, 15, 22 ehk põhimõtteliselt iga kvartal kasv aina kiireneb, aina kiiremini hakkas käibe kasvama. Ja põhimõtteliselt see on selline nagu positiivne üllatus, mille peale aktsia siin reageeris. Aastaselt, kui me vaatame ka väga ilus kasv iga aasta, hetkel on veel kahjumlik, seetõttu P/E ratio ei ole, aga tulevane P/E ratio on siin 49,6.
Praegu GuruFox valuatsiooni järgi hind muutus oluliselt ülehinnatuks oli, ta enne kvartaaltulemust oli isegi veidi allahinnatud, aga nüüd tõstetud prognoosidega võib-olla siin see GuruFocuse tulevikuootused ka siin natukene muutuvad. Muidu firmal, mis veel huvitavad, siin gross margin suht hea, 54%, operatsiooniline net on veel negatiivsed, -19% aastane, aga me näeme siin põhimõtteliselt gross margin on suht stabiilne ja siin net ja operating tegelikult paranevad. Ja sellise tempoga, vaadates siin kvartaalset arengut, tundub, et see aasta, kui selline kiire kasv jätkub ja võib-olla veelgi kiireneb, siis ta võib muutuda juba kasumlikuks, et tal bilansis ka probleemi ei ole, et võlga natukene rohkem kui vaba raha, aga võlg on suht stabiilne ja vaba raha tegelikult siin viimastel kvartalitel ka hakkas juba kasvama. Ja kui me vaatame, mis gurud ehk fondihaldurid siin viimases kvartalis tegid, siis tegelikult nad siin viimases kvartalis, neljandas siis rohkem on seda aktsiat ka ostnud. Nii et tundub olevat suht huvitav, ma ise nüüd seda jälgin ja ootan siin sellist tehnilist pullback'i ja siis põhimõtteliselt saaks selle aktsiaga tehniliselt ostupaterni, et vaatan seda nii kauplemise ideena, kuid ka tegelikult investeerimise ideena nüüd. Järgmine aktsia, mille kohta oli ka küsitud, et see aktsia on siin viimasel ajal päris palju kukkunud, hind oli $700–750 juures ja hetkel siis saab poole hinnaga nii-öelda siin 350–360 aktsia hind on langenud. Aploven ticker APP, kasum tuli parem kui analüütikud ootasid, $3.24. See oli 29 sendi parem kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas lausa 66% võrreldes eelmise aastaga ja oli juba 1,66 miljardit. Analüütikud ootasid 1,61, et ka parem. Ja siis tõstsid prognoosi esimeseks kvartaliks ka natukene parem on nüüd see kui analüütikud ootused. Aktsia hind reageeris langusega -19%, ta on enne kvartaaltulemust langenud, siis tegi põrket ja peale kvartaaltulemust uuesti siis tegi sellest langust -19%. kui vaatame kvartaalselt, siin ilusti põhimõtteliselt iga kvartal käibe kasvab, siin oli mingi erakorraline kvartali käibe, kasum ilusti kasvab aastaselt, nüüd terve eelmine aasta võrreldes 2024 on siin kasv ilus olnud, kasum kasvas, marginaalsus on väga hea, gross on 85,5 ja profit on 55, ehk me näeme, kui palju nad suudavad sellest käibest kasumiks teha. Ja P-ratio 44, tulevane 20, arvestades sellist nagu kasvu 66, muidugi küsimus, kas see säilib nüüd, see tundub olevat isegi üsna hea valuatsioon. Kuigi vaadates GuruFox valuatsiooni, selle järgi aktsia hind on significantly overvalued ja õiglane väärtus on siin kuskil $144 juures. Eks selle järgi ta võib siin veel langeda ja siin on ka vastus küsimusele, et miks siin aktsia hind hakanud langema, ta oli lihtsalt siin ülehinnatud mõnda aega. Aga üldiselt me näeme, et siin fundamentaalides tegelikult pole midagi nagu halba juhtunud, et endiselt suht hästi firma kasvab. kui me vaatame marginaalid, siis gross margin on siin kasvanud, net profit marginaalid ka on kasvanud. Bilansis, kuna firma teenib kasumit, nad on siin viimastel kvartalitel vaba raha hulk bilansis oluliselt suurenes, võlg jäi samal tasemel, sama tempoga varsti cash on rohkem kui võlga bilansis. Institutsionaalsed investorid hakkasid siin rohkem ostma, et nende osakaal siin suurenes isegi selle viimase langusega, nad pole oma positsioonidest väljunud. Gurud 2 viimast kvartalit natukene rohkem müünud, aga see oli ka siis põhimõtteliselt 3.–4. kvartalis, et just siin tipus müünud. Huvitav, mis nad nüüd selle langusega esimeses teist kvartalis hakkavad tegema. Järgmine ettevõte, mis me vaatame, ticker Anet, Arista Networks, ka andmekeskuste jaoks erinevad siis võrguseadmed toodav ettevõte ja
siin oli üsna hea tulemus jällegi Arista poolt, kasum tuli parem kui analüütikud ootasid 82 senti aktsia kohta, 6 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas peaaegu 29% võrreldes eelmise aastaga, tuli 2,49 miljardit. Gross margin 63,4% ehk suht hea marginaalsus ja tõstsid prognoosi esimeseks kvartaliks ka. Aktsia hind, no siin me näeme tegelikult alates eelmisest augustist on kuskil siin meil külgsuunas olnud ja põhjus ongi selles, et aktsia hind, me näeme Guru-Foxi valuatsiooni järgi, oli palju ülehinnatud ja nüüd põhimõtteliselt aktsia hind puhkab, ootab, millal fundamentaalid jõuavad järgi ja ka peale kvartaaltulemust aktsia hind siin reageeris väikse tõusuga 5%, aga siis pärast hakkas uuesti langema. Äriga kõik hästi, kvartaalist me näeme iga kvartal käibe kasvab, kasum ilusti kasvab, väga hea marginaalsus aastaselt ka, väga tugev areng viimastel aastatel nii käibe kui ka kasumi poolest. Gross margin 64%, profit 39% ehk päris hea selline marginaalsus, arvestades, et firma tegeleb ikkagi ristvaraga. Peer ratio 48 ja tulevane 31. Arvestades ka sellist nagu kasvu 30%, no enam-vähem juba hakkab okei olema. Firmal ei ole üldse võlga, aga ta ei maksa dividendi hetkel, ei tee aktsiate tagasiostu, et lihtsalt põhimõtteliselt kogub raha hetkel, et siin on juba rohkem kui 10 miljardit temal bilansil on. Guru-Foxi järgi endiselt hetkel veidi ülehinnatud ehk aktsia hind siin võibki veelgi rohkem konsolideerida või natukene korrektsiooni veel teha. Ja kui muutub alahinnatuks, siis tekib siin hea ostukoht. Järgmine kvartaal tulemus on Pinteresti aktsia, ticker PINS. Pinterest raporteeris põhimõtteliselt tulemuse, mis vastas analüütikute ootustele nii käibe kui ka kasumi poolest. Kasum tuli 67 senti aktsia kohta, täpselt sama nagu analüütikud ootasid ja käibe kasvas 14,3% võrreldes eelmise aastaga. Kuiselt aktiivsete kasutajate arv kasvas ka 12%, kuigi nad alandasid prognoosi esimeseks kvartaliks, et ootavad siin käibeks 950, 970, analüütikud ootasid 980. Et see oli üks põhjustest, mis aktsia hind siin reageeris langusega -17% lausa. Ja üldse siin on ka eelmisest suvest aktsia hind on olnud langustrendis ja siis see aasta see langus siin kiirenes ja nüüd peale kvartaaltulemust tuli ka suurem langus. Kuigi peale seda hakati seda aktsiat välja ostma, ta siin fundamentaalselt muutunud ka päris huvitavaks juba. Kui me vaatame kvartaalselt, siis Pinterest on ka siin sellised nagu sesoonsed paternid näha, et neljandas kvartalis on kõige suurem käibe. Siin eelmine aasta tegelikult me näeme iga kvartal Pinterest oli juba kasumlik ja kui vaadata siin aastaselt, siis on näha, et Pinteresti käibe kasvab, siis eelmine ja see aasta on juba kasumis, eelmine aasta üks kvartal oli siin erakorraline kasum. See on siin näha, aga kui vaadata EBITDA-d, siis EBITDA järgi ka me näeme, et siis väike kasv olemas, gross margin 80, profit hetkel 9 juures, operatsiooniline 7 ja 6 ehk selline juba kasumlik kasvav, kasvutempo 14% aastas ja peer ratio 29 ja tulevane peer ratio, mis siin on väga huvitav, 8,8. Et võib-olla vaadates seda tundub olevat Pinteresti aktsia suht odav ja huvitav ja siin Guru-Foxi valuatsiooni järgi tegelikult ka oluliselt alahinnatud hetkel Pinteresti aktsia. Ja kaupleb hind põhimõtteliselt samal tasemel nagu siin 2022, isegi madalamal tasemel, kui me vaatame siin 2022 käibe ja kasumit, et tegelikult oli kahjumlik ja käibe oli siin alla 3 miljardit, nüüd on 4+ miljardit on kasumlik ja aktsia hind onselt ikka samal tasemel. Ja marginaalid me näeme, et gross üsna stabiilne, isegi natukene kasvab ja siin need ja operatsiooniline marginaal ka vaikselt kasvavad. Et ma ise Pinteresti ei kasuta, ei tea, kas tehisintellekt asendab seda ka,
sotsiaalvõrgustikku või mitte, aga vaadates puhtalt sellist nagu äriarengut, siis tundub aktsia hind hetkel ka suht ahvatlev, et siin võib-olla tehniliselt tasub ära oodata, millal see langus lõpeb, millal seal põhja formeerumine algab ja siis vaadates need fundamentaalnäitajad võib olla ka üsna huvitav investeerimisidee isegi. Järgmine väga huvitav ettevõte on Toast, ticker Toast. See ettevõte pakub siis erinevad lahendused seal restoranidele ja söögikohtadele, et seal erinevad siis võimalused, kuidas seal kliendid saavad maksta, kuidas seal köögis asju organiseerida, sellised nagu tarkvaralahendused. ühesõnaga aitab restoraniäri pidada ja siin meil tulid tulemused sellised, et käibevastas analüütikud otsustele kasum oli natukene halam, tuli 16 senti aktsia kohta, analüütikud ütlesid 24. käibe suht kiiresti kasvab, 22% võrreldes eelmise aastaga tuli juba 1,63 miljardit. ARR, annual recurring revenue ehk selline nagu aastane korduv käibe kasvas 26%, et tegutseb ka siis sellise nagu kui sa maksate platvormiga, et just sellega selline ARR tekib. Ja me näeme, et siis nagu kohtade arv suurenes ka 22%, 164 000 kohta, kus kasutavad seda Toast süsteemi. Siis, mis nad veel ütlesid siin, et 500 miljonit dollarit suunavad siis aktsiate tagasiostudele, et siiamaani firma pole dividendi maksnud ega tagasiostu teinud, et nüüd põhimõtteliselt hakkab seda tegema. me näeme neil bilansis, tegelikult kuna nad on kasumlik, siin vaba raha hulk kasvab, võlga praktiliselt ei ole, juba siin 2 miljardit on olemas ja siis veerand sellest nüüd suunatakse aktsiate tagasiostudele. aktsia hind on päris palju langenud eelmisest suvest, et siin oli $50 juures, nüüd ka saab siis põhimõtteliselt enam-vähem poole hinnaga. peale kvartaaltulemust aktsia hind natukene rallis +4%, aga siis ka jäi natukene siis korrigeerima, et endiselt siin madalal tasemel. kui me vaatame kvartaalselt käibe, siis iga kvartal kasvab, viimases kvartalis me näeme, et siis natukene kasv aeglustus, muidu on juba siin viimased 7 kvartalit kasumlik. Aastaselt nüüd ka terve aasta saime kasumit ilusti, meil kasvab käibe, gross margin 25, profit 5%, et siin natukene õhumad marginaalid, aga me näeme, et tegelikult nad on siin ilusti kasvanud, nii gross kui ka veelgi kiiremini profit ja operatsiooniline marginaal. et kui see tendents jätkub, siis tulevikus võibki veelgi parem kasumlikkus tulla. Ja Guru-Fox valuatsiooni järgi ka, siis aktsia hind on muutunud hetkel veidi alahinnatud, P-ratio 49,6, tulevane 17,7, et arvestades sellist nagu rohkem kui 20% kasvu. Ka tundub olevat üsna huvitav ettevõte, mis ma ka jälgin investeerimisideena hetkel ja ootan, millal siin selline tehniline põhi hakkab formeeruma. Veel üks huvitav ettevõte, mis mulle jäi silma, kui ma vaatasin erinevad kvartaaltulemust üle, on selline ettevõte nagu JFrog, ticker Frog ja ka tarkvarasektorist, seetõttu siin viimasel ajal hakkas selle aktsia hind palju kukkuma, oli ka siin veel detsembris $70 juures, nüüd on juba 37 viimasel päeval siin veel natukene rohkem kukkunud, ehk põhimõtteliselt ka -50% allahindlus. millega see on seotud? Peale kvartaaltulemust hind siin hakkas juba langema -3%, aga tulemused ise olid suht okei, et nii kasum kui ka käibe olid parem, kui analüütikud ootasid. 22 senti aktsia kohta tuli kasum 3 sendi parem, kui analüütikud ootasid ja käibe suht ilusti kasvab 25,2%. Ja kusjuures selline cloud revenue pilvega seotud käibe kasvas 42%, veelgi kiiremini kui üldine kasv. Net dollar retention rate 119, väga positiivne, näitab, et kliendid mitte ainult jäävad selle platvormiga, vaid rohkem isegi hakkavad maksma selle eest igakuiselt, iga-aastaselt. Ja kvartaalselt vaadatuna väga ilus käibekasv, ettevõte on veel kahjumlik, ehk tal siin kahjum üsna stabiilne, kasvava käibega, see tähendab, et marginaalid tegelikult paranevad.
aastaselt me näeme käibe ilusti kasvas, et nüüd oli rohkem kui 500 miljonit juba eelmine aasta 2025. Gross margin 76, profit -13 ja P-ratio't hetkel ei ole ja järgmise aasta oma on juba 34 ja Gurufox evaluatsiooni järgi selle langusega aktsia hind on muutunud isegi veidi alahinnatuks, nii et see on ka see koht, kus seda aktsiat võib hakata monitoorima, kui ta hakkab siin nagu põhja tegema. Arvestades sellist nagu huvitavat arengut, võib olla üsna huvitav. Mida gurud tegid, no 2 viimast kvartalit rohkem juba müünud kolmandas-neljandas kvartalis, et põhimõtteliselt kuni selle hetkeni enne seda langust põhimõtteliselt siis rohkem müüsid. Huvitav nüüd vaadata, kas järgmises kvartalis hakkavad rohkem ostma, siis me näeme tegelikult enne seda, kui aktsia hind oli madalam, nad rohkem siin 3 kvartalit järjest isegi olnud ostnud. Järgmine huvitav ettevõte on Dexcom. Sellest ettevõttest ma sain teada oma õelt, et tema hakkas kasutama Dexcomi sellist nagu, kuidas see oli siis, suhkru mõõtmise andur või selle nagu suhkru taseme veres mõõtmine, põhimõtteliselt midagi kleebid endale kehale ja siis äpist saad vaadata, et sööd midagi ja siis vaatad, kui palju sul suhkrutase veres tõuseb, et ta hakkas oma Instagramis ka postitama seda, ütles, et need story'd on Instagramis väga populaarsed ja päris paljud inimesed hakkavad neid monitore kasutama ka, et siis ta tõigi mulle välja selle firma. Vaatasime sisse ja tundub olevat ka üsna huvitav, et tema, kuna ta seda toodet ka kasutab, talle meeldib, siis ta on seda lausa juba ostnud oma investeerimisportfelli. Aga vaatame, mis Dexcom siin raporteerinud. Tulemus oli üsna okei, kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe vastas analüütikud ootustele. Kasum tuli 68 senti aktsia kohta, 3 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 13,1% võrreldes eelmise aastaga. Aktsia hind reageeris siin positiivselt, +7% ja siin on juba tehniliselt päris hea pattern formeerunud, et aktsia hind oli languses, tekkis põhi, aktsia hind rallis ja nüüd peale kvartaaltulemus siin tekkis selline esimene kõrgem põhi. Võite nimetada ka seda cap and handle paterniks, tass selle käepidemiga patern. Siin on 200-päevane libisev keskmine ehk tehniliselt siin tundub, aktsia on valmis edasiseks tõusuks. Peale kvartaaltulemus siis +7% ja kvartaalses me näeme, suht ilusti käibe kasvab, ta on ilusti kasumlik, käibe suht kõikuv siin kvartalist kvartalisse, et kui vaadata aastaselt nüüd, me näeme, et eelmine aasta oli rekordkäibe, käibe ilusti kasvab iga aasta, kasum kasvab, gross margin 60%, profit 17,9, väga ilusad näitajad, P-ratio 34 ja tulevane 24,5 ja Gurufox evaluatsiooni järgi tegelikult aktsia hind on oluliselt alahinnatud ja me näeme, mis siin aktsia hind tegi alates 2022, tegelikult ta käis edasi-tagasi, siin on tõusnud, langenud ja hetkel on isegi madalamal tasemel, kui me vaatame siin 2022 käibe kasum ja kus me oleme nüüd, ehk põhimõtteliselt siis sama hinnaga nagu oli 2022, isegi madalama hinnaga saab osta nüüd palju suuremat käibet ja kasumit, ettevõtted palju suurema käibe ja kasumiga. Nii et tundub olevat hea deal hetkel siin. Veel mõned graafikud Dexcomi kohta, gross margin neil on suht stabiilne, operatsiooniline need on isegi siin alates 2022 veidi paranenud. Ettevõte hakkas oma võlga tagasi maksma, me näeme viimases kvartalis vähenes võlg, vabanes ka vaba raha hulk, et seda raha kasutati siis võla maksmiseks, aga nüüd vähem võla, vaba raha on endiselt rohkem kui võlga. Natukene raha suunasid ka aktsiate tagasiostudele, siin 2 viimast kvartalit aktsia hind on langenud, nad on teinud aktsiate tagasioste. Gurud 2 viimast kvartalit isegi siin rohkem müüsid, kui ostsid, me näeme. Et siis fondihaldurid siin ei hakanud seda aktsiat ostma. Võib-olla nüüd esimeses kvartalis hakkavad peale seda tulemust, eks näeme.
Nii, järgmine kvartal tulemus, mis me vaatame, on Robinhood Markets, ticker Hood, et selle kohta oli küsitud, kui kaua, miks aktsiahind langeb ja kui kaua ta võib langeda. Tegelikult tulemused siin tulid üsna okei, et käibe tuli nats madalam, kui analüütikud ootasid 70 miljoni võrra, aga põhimõtteliselt 1,28 miljardit, ootus oli 1,35. Ja kasum nats parem, kui analüütikud ootasid. aktsia hind reageeris langusega -9% ja ta on meil ka eelmisest oktoobrist, on siin tegelikult languses, oli siin $150 juures, nüüd on ka $75 ka või 71 isegi natukene rohkem kui -50% allahindlusega, nii et nüüd saab seda aktsiat võrreldes tipuhinnaga. Kvartaalselt me näeme Robinhoodil käibe tegelikult ilusti kasvab, võrreldes eelmise kvartaliga jäi suht samal tasemel, võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta on kasvanud. Ja kasum ilusti olemas, kasumlikkus väga hea, 89% gross, 41 net. Aastaselt Robinhood, siin on, neil oli 2022 mingi väike käibelangus, aga sellest ajast alates käibe hakkas kasvama. Eelmine aasta muutus, üle-eelmine aasta muutus 2024 siin kasumlikuks ja 2025 kasum jätkas kasvu. Ehk selline ilus äri, kasumlik kasvav, P-ratio 34, tulevane 24. Ja aktsia hind, miks on langenud, kui vaatame siin Gur-Fox evaluatsiooni, tegelikult ta oli oluliselt ülehinnatud siin ja nüüd rohkem liigub sinna õiglase evaluatsiooni juurde, Gur-Foxi järgi see on $48. Nii et jah, põhjus, miks aktsia hind siin on langenud, ongi, et selles, et aktsia hind on siin tõusnud natukene kiiremini, kui fundamentaalid hakkasid tõusma ja nüüd põhimõtteliselt ta korrigeerib tagasi sinna õiglase evaluatsiooni juurde ja ilmselt, kui selline nagu areng käibetega ja kasumitega jätkab, siis mingi hetk aktsia leiab siin põhja ja siis jätkab edasist tõusu. Marginaalid gross on üsna stabiilne, natukene kasvanud ja net ja profit, need marginaalid on ilusti arenenud. Kvartaalselt käibe suht ilusti kasvanud, võrreldes eelmise aastaga 27%. Eelmine kvartal oli kasv isegi 99%, aga me näeme, et on siin suht kõikuv 44, 49. Terve eelmine aasta käibe kasvas 50%, 2 viimast aastat on 50% kasvanud võrreldes eelmise aastaga, nii et ilusti kasvab. Ja kui siin hind leiab põhja tehnilise, hakkab seda põhja formeerima, uuesti tõusma, siis tegelikult see võib olla hea selline investeerimisidee. Gurud eelviimases kvartalis natukene rohkem müüsid, justkui siin aktsia hind on tippu tõusnud. Teises-kolmandas kvartalis rohkem müünud eelmine aasta, aga neljandas kvartalis väga palju teinud, kui ei teinud, natukene rohkem juba hakkasid ostma. Ja võib-olla nüüd siis esimest-teises kvartalis jällegi peale seda hinnalangus hakkavad natukene rohkem seda ostma. Palo Alto Networks ka raporteeris head tulemuse siis küberturvalisussektorist aktsia käibe vastas analüütikute ootustele, kasum oli parem kui analüütikute ootused, kasum $3 9 sendi parem kui analüütikute ootused ja käibe kasvas peaaegu 15% võrreldes eelmise aastaga, 2,59 miljardit oli juba. Ja siis järgmise põlvkonna security ARR ehk selline annual recurring revenue järgmise põlvkonna toodel kasvas isegi kiiremini kui üldine käibe 33%. Andsid sellise nagu segase prognoosi, tähendab, miks, et midagi vastas analüütikute ootustele, midagi oli parem, midagi halvem, aga noh, enam-vähem siis sama prognoos, nagu analüütikud ootasid. Aktsia hind on ka siin novembrist olnud languses, ka siin $220 oli, hetkel 140 juures peale kvartaaltulemust -7%. Üldiselt, kui me vaatame, mida see äri on teinud, siin käibe ilusti kasvas, on juba ammu kasumlik. Selle kvartaliga neile läinud finantsaastat täis, siin me vaatame TTM trailing 12 months ehk siin kvartaalsed andmed, kus igas kvartalis meil on 12 kuud, sellist nagu aastasaade andmed. Siin me näeme suht ilusti iga kvartaliga, aastane käibe tõuseb, kasum
on ilusti olemas, kasumimarginaal gross 73%, puhas 13% juures, et ilusti selline kasumlik kasvav, bilansil vaba raha hulk kasvab, võlg väheneb, põhimõtteliselt selle rahaga maksavad võla tagasi, hetkel koguvad siis raha palju rohkem kui võlga hetkel ja valuatsiooni poolest piiriks 78 ja tulevane 35 ja kusjuures Gurufox valuatsiooni järgi see on isegi oluliselt allahinnatud juba. Gurud viimases kvartalis, siin nad viimasel ajal üldse pole palju teinud. Väga palju müüsid 2022 seda aktsiat, aga jah, siin viimastel kvartalitel pole palju toiminguid olnud, natukene rohkem ostsid viimases kvartalis, kui on müünud. Ja see muutub ka juba, vaadates seda Gurfoxi valuatsiooni, üsna huvitavamaks aktsiaks, et äri ilusti kasvab, jätkuvalt on kasumlik ja põhimõtteliselt siin ka selle ettevõttega ma ootan siin, millal aktsia hind formeerub põhja ja siis tundub olevat huvitav selline investeering. Ja viimane tulemus, mis me täna vaatame, on meil Figma poolt. Figma alles hiljuti meil tuli börsile, et siin augustis, eelmisel suvel oli IPO, peale IPO-d esimene hype ja siis aktsia hind läks alamäe. Põhimõtteliselt, kui siin peale IPO-d hind kauples $140 juures, siis täna saab seda aktsia $25. Et siin peale seda, kui ma tegin need slaidi, aktsia hind siin eile natukene veel kasvanud ja peale kvartaaltulemust reageeris ka positiivselt, ehk võib-olla siis hakkabki peale seda kvartaaltulemust siin proovib põhja hakata tegema peale seda pikka langust, +7% oli reaktsioon, tulemused ise olid head, parem kui analüütikud ootasid, kasum 8 senti aktsia kohta, 1 sent parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 40% võrreldes eelmise aastaga suht hea, net dollar retention rate 136, mis on väga hea ja siis tõstsid prognoosi esimeseks kvartaliks ja terveks finantsaastaks, et oodavad nüüd 1,36, 37 miljardit käibeks, analüütikud ootasid 1,29, et sellist nagu positiivsed tulemused kvartaalselt, kui vaadata, siis iga kvartal siin käibe kasvab, aga siin mingid suured kahjumid neil veel tekivad. Üle-eelmine kvartal oli siis viimane kvartal ka tegelikult suht suur kahjum veel oli. Et huvitav, millest see siin tuleb, aastaselt me näeme 3 aastat siis käibe kasvanud, aga sellega on kasvanud ka kahjum ja gross margin 82, tegelikult operatsiooniline profit -124%, on see siis kahjum on isegi suurem kui käibe. Et ei tea, millega see on seotud, pole nagu süvenenud siin ja väga palju vaatasin korraks free cash flow ja operatsiooniline cash flow ja tegelikult nad rahavoogu ikkagi genereerivad, nii et võib-olla seal on midagi investeerimisega või raamatupidamislikult mingi asjade tõttu seal kahjum tekib. Bilansis me näeme, et siin vaba raha hulk natukene isegi on kasvanud, võlga praktiliselt ei ole. Ja P-ratio ei ole, kuna kahjumlik tulevane on 79. Gurufox evaluatsiooni tabel ei ole selle kohta, kuna ta on värske aktsia, pole siin veel piisavalt andmeid. Aga tihti öeldakse, et noh, see forward P ratio, ta võiks olla umbes sarnane nagu käibe kasv. Ehk siin selle järgi P ratio forward võiks olla nagu 40 kuskil, kuna kasvab käibe 40% kiirusega. Et selle järgi siin võib olla natukene kallis isegi. Aga Insider, siin ma just enne seda saade salvestust just märkasin, et siin Insider 20 ehk reedel ja esmaspäeval on siin ostnud tegelikult direktor Reed Andrew Phillips ostnud aktsiad ja reedel ta ostis 14 miljoni eest ja esmaspäeval 22 miljoni eest, et päris suured summad direktor juba ostab, et ka võib olla selline nagu positiivne märk. Et ka huvitav aktsia, mida võib hakata siin jälgima ka. See on siis
kõik minu poolt koolituse reklaami väga palju ei tee, see tuleb nüüd 7.–9. septembril, et kui hakkame suve lõpupoole tulema, siis hakkan rohkem seda reklaamima, aga kui teil on huvi kauplemise koolituse vastu, siis link on selle video all ja see koolitus meil toimub septembris. Soovin teile ilusat nädala jätku ja kõike head, ärge unustage likeid ja kommentaarid panna.